Ahoi! Selle päikeseloojangu saatel ei ole loojumas mitte ainult päike, vaid loojumas on tegelikult väga palju inimväge. Inimesed ei ole paraku enam terved ja väga paljude jaoks on ka tänane loojuv päike viimane, kuna homme paljud ei ärka. Paljudel lõpeb elu äkiliselt. Nad lahkuvad minekuga, ajurabandus, südamerabandus ja ega ka paljud püsihaigused ei ole inimestel midagi uudset, sest see haigestumine ja inimväe ärakadumine on võtnud üha suuremad pöörded. Seepärast tahan ma selle ühe vähese mürgitamata viljapõllu taustal, kus ei ole U-tähti, rääkida teile siis lahti ühe olulise asja, kuid mitte ei räägi ma seda nüüd pikalt, aga ma annan teile vihje, et järgmisel kolmapäeval, see on siis 7. august, toimub minu üks järjekordne loeng üle pika aja, kus ma siis lahkan lahti kõik teemad, mis puudutavad siis meeste tervist ja seletan täpselt lahti, kuidas saab üks mees praeguses väga halvas meeste tervise olukorras jääda terveks, väekaks ja viljakaks, olla meheks, kellel on tõesti olemas eluvägi, kes ei norska, kes ei ole siis selline äkkkustuv mehine, vaid on tõesti turvaline ja eluterve isa ja tugi perekonnale ja muidugi kelle mõistus jääb siis kaineks, jääb eemal alkoholist, jääb eemale siis erinevatest sõltuvustest. Seega kohtume sellel kolmapäeval koralliklubis Ilmsi 6 ja kell 17.27 kohal täpselt. Ja ma ei taha näha seal haigutajaid, ma ei panusta oma aega ega energiat nendele, kes lihtsalt käivad kuulamas ja kaasa logutamas. Ma räägin nendele, kes tõsimeeli tegelevad oma tervisega või hakkavad tegelema. Seega minu loeng on nendele, kes on eelnevalt panustanud ja ostavad vähemalt siis 71 punkti eest omale tooteid, neid, mida ma soovitan, või siis on ostnud neid tooteid juba juulikuus. Aga see teave, mida mina olen välja kaevanud, otsinud siis aastaid, mida ma olen enda peal katsetanud, muutunud oma T-särgi terviseks, mille põhjal ma olen hoidnud ennast vormis ja üldse elujõulisena. Selle saate te kätte siis tunni 1,5 jooksul ja kui teil on tõsine huvi mitte hääbuda, vaid murda läbi sellest matriksist, sellest inimesi allavoolu viivast ühiskondlikust suundumusest, siis ootan teid siis pikisilmi just neid inimesi, kes on avatud, kellel on arusaamad tegelikkusest selged ja kes siis tõsiselt tahavad eluga edasi minna, tahavad muutusi, kuid võib-olla see üleüldine meelekontroll ja ümbritsev keskkond on inimesi seni hoidnud kammitsas. Seega ootan teid ja enne meie sügisest pööripäeva, kus me alustame taas uut puhastust, on siis see esimene vahepala, kus ma innustan teid, inimesed, mõtlema järgi oma tervisele, mõtlema järgi oma geneetilise puhtusele, tervisele ja mõtlema selle üle, kuidas ja mil määral suudate olla siis mitte ainult terved isad oma praegustele lastele ja olla neile terveks eeskujuks, vaid suudate ka viljastada edaspidi lapsi, kes tõesti on terved, kes on geneetiliselt moondumata, pole dementsed, pole autistid ja kes kuuluvad siis selle poole hulka, kes praegu Eestimaa sünnivad peaaegu tervetena. Mitte ainult selle hulka, vaid selle poole tõelisse tippu, kus siis lapsed tõesti on terved ja see mitte santina sündinud laste protsent, mis on siis 50%, selle jääme tipp siis on 4%, kus lapsed on päris terved. Ja kui te tahate omale siis selliseid lapsi, peate te olema ennekõike ise terved ja muidugi terved peavad olema naised, aga naiste teema on siis eraldi. Seega ootan teid ja ootan neid, kes saavad minult siis loa
tulla kuulama loengut ja loengut ma ei salvesta. Seega need, kes ei huvitu tervisest, need jalutage edasi, kes huvituvad, siis on rõõm kohtuda. Väikest tööd. Ja alati, kui te tahate midagi kavandada, siis ärge kavandage mitte loojuva päiksega. Praegune loojuv päike näitab loojut tervist, hääbuvat elu, vaid alati kavandage oma elusihte päiksetõusuga. Seega varakult magama ja varakult üles, päiksetõusuga üles. Nägemist!